Bashir. Ja Bashir on tõenäoliselt siis see potentsiaalne saarlaste peavalu. Parima mängu. Nii, vaatame nüüd peale pikk Audi sisseviise seal Kobina pea peale. Ei, Kivi sai seal ja fännid on teda ka korralikult vastu võtnud, mis ta ütles, et tema jaoks on see oluline, kui tema mängus kohalike poolt tunnustan nüüd ja vahel piline Tänapäeva peale tegi ja lööb värava. No nii, ja väga julgelt Tammeka hakkas sealt alt üles mängima. Saarlasi oli päris palju pressingus. Press oli kõrgel ja ma ütleks, et äkki Aland ei hinnanud seda olukorda nüüd enam päris õigesti, et selles, okei, tagantjärgi tarkus see lõpuks on, et oleks lihtsam olnud seal pikemalt ära mängida. Vaatame nüüd seda kordust. Tõepoolest, siin on juba kaadris praegu 4 saarlast. Jooksu peal kaasa võtta. Aga nüüd Ilin taas. Ja vilistatakse seal viga. Igal juhul, kes seal pikal meil oli, Pajunurm, ilmselt siis viga, jah, kollane kaart. Ja penalti Kuressaarele, mul jäi see olukord kahe silma vahel, aga publiku reaktsiooni järgi... No... Oi, mis asi see oli? Täiesti otse ja ei olnud ka tugev löök. Paneb seal Bashir pealelöögile ja ilusasti lati alt püüab kinni. Nii, aga Bashir nüüd sai korraks varba vahele seal. Võtab Kivi ette, Tanda on tal vastas. Nüüd võiks minna teravuse peale, Tanda ei saa viga teha. Lähebki mööda. Juba leivategijale ja ei sai leivategija selle palli seal võrku. Aga Kivi päris hästi praegu, kõigepealt kuidas ta võttis selle palli mööda jooksu peal kannaga kaasa ja väga selgelt tajus seda, et ta peab minema Atanda peale nagu konkreetselt ründama teda ja mängiski tast mööda ja Atanda ei julgenud seda palli üritada mängida. Ma ütleksin, kevadine Kivi ei oleks niimoodi mänginud. Suvine Kivi on parem kui kevadine Kivi, vaatame. Veelma siin. Pall läheb väraval Bashiri suunas seal, aga said peavaid. Bashir nüüd lööb ja lööb palli väravasse. Ja kusjuures Kuressaare kaitseliin oli täiesti sassis. Sten-Patrik Brunn oli sattunud siia paremasse kaitsesse ja täpselt pall viidi sinna, kus oleks pidanud olema Brunn. Ja sealt toodi keskele tagasi ja Bashir lõi värava. Nii lihtne see oligi. Ilusasti keeras vasak jalaga, pani ära. Uuesti Tanimovo Saar, võitluspaar siin vastamisi. Veelma jooksis sinna alla, tuleb löök seal värava ette jälle. No, Pajunurmele väga ootamatult Udžeri tuli sealt, keeras maha, Udžeri saab nüüd panna Bashiri peale. Bashir kas läheb löögile. Tanimovo ja lööb värava. Tanimovo lööb värava läbi Pajunurme. Väravasse läheb, aga mulle tundub, et Märten on seal praegu päris tujust ära, et penalti löömata ja praegu tegelikult kaotas. Kellele ta kaotas selle palli? Seal, kas oli Udžeri see, kes tuli tagant välja? No see oli natuke, see sündmus oli varem, kus ta Udžerile kaotas. Ja, aga värava võimalik rikkumist vaadatakse sellisena, aga Bashir ja ilusasti tõmbas endale veel... Mis on nurgalöökide seis on 4-4 või? Jah. Nii. Töömo paneb sealt, aga... Töö praegu sätta. Nii, Epton püüdis siin edasi palli Udžerile panna, aga tabas seal kelle Ilini jalga kaasa. Ja pall Veelmalt Koskori peale. Ja pall väravas. Tammeka on 0-2 kaotusse just läinud 3-2 juhtima. Vot sulle lugu. Ja kuidagi väga lihtsalt need väravad tulevad. Kelle vastu ta seal ennast nii lihtsalt ümber pöörata sai? Kuressaare teeb siis vahepeal sellega vahetuse ära Smirnov Sinilaid. No, tükk aega igal juhul vaadatakse, et ei tea, kas siis... Aga ei, kohtunik läheb vaatama, jah?
ja saame ka teada. Ütleme, viimastes mängudes Varr ei ole Kuressaarele hääl oli. Ei, astub jala peale, jah, õige. Selle nurga alt küll, jah. Ja päris palju häält tegi ka selles olukorras. Et teise nurga alt ta ikkagi justkui tabas selgelt palli, aga ja täpselt sellepärast ka lastakse praegu ilmselt kohtunikul kogu see rünnak läbi vaadata, mis on otsus. Väga raske hinnata, ütleme, minu jaoks. Ei julge ka sõna sikka öelda. Ei loe, jah. Päris pikk uurimine ja põhjalik uurimine ja punane kaart ka veel lisaks. Ja. Mängib küll otse Veelmali jala peale. Oi! Väga ohtlik jälle, ohtlikult pall on seal lahti, Parseer toksib, William paneb uuesti Ignatius ja kaks tõrjet praegus pidi. Miil, tundub Miil. Ja jäljekordselt. Oi, mis asja toimub, noh. Nüüd lendas Nõmm jälle omakorda palli alt. Väga kiirelt. Leidis Miili päris hästi, Miilil oli siin veiki vabadus ees. Mida nüüd, see on oluline. Longates küll, aga tuli. Kivi lööb. Lõi mööda. Nii, aga nüüd me näeme seda olukorda. Ja läheb vaatama. No ma ei tea, kui siis... Siit võimatu öelda, aga kuule... Lõi vastu jalga. Jah. No vot. Palju meil on 7 lisaminut käib ja no ma julgen öelda, et Tammeka saab siit penalti. Saab küll, jah. Jah. Ja penalti tuleb Tammekale. Mängime täis. Lisaminuteid. Varscher läheb löögile. Kas toob Tammekale siit ära 3 punkti sellest dramaatilist mängust? Ja väga kindel penalti realiseerimine. Ja seal on 9. lisaminutil viib Tammeka 2-3 juhtima. Ja viimased nurgalöögid on olnud kehvad. Ja Alan püüab selle palli kindlalt ja nüüd on see asi läbi ja Rasmus Maalin pani vile suhu ja lõpetab mängu. Meeletu draama Kuressaare linnastaadioni saarlaste jaoks. Nii, FC Kuressaare poole pealt Andor ja Kivi. Ma saan aru, et emotsioonid oli kõige paremaid ja mõtteid pärast sellist mängu on raske koguda, aga räägi, mida me täna väljakul nägime? No meil on, ma arvan, suur pettumus see mäng, et kindlasti ei tahtnud kaotada täna aga kiitus Tammekale, et nad olid kaitses head ja meil on täna suur pettumus. No 2-0 olime ees, penalti realiseerimata, tundus, et kõik on FC Kuressaare käes. Mehed ka juba nii mõtlesid, et võit on olemas. No eks me lasime, ma arvan, selle jala sirguga me 2-0 läksime ette, et nii on tegelikult lubamatu, et ei tohiks niimoodi jalgpallis küll teha. Et jällegi, et väga halb välise. Mängu lõpus jäid ju vastased vähemusse, me olime ühe mehega rohkem, püüdsime anda neid pikki palle ja tsenderdusi sinna, aga Tammeka kontrollis teist korrust väga hästi, et muud plaani ei olnud. No jah, me ei leidnud neid õigeid kohti seal viimases kolmandikus, et teeme seal kuidagi lõpus hätta, et jah, ma arvan, et selle taha jäi, aga no Tammeka oli täna hea ka kaitses, ütleks. No viimastes mängudes oled nüüd saanud FC Kuressaare esiründajaks ja Sander Posti usaldusaluseks, et kuidas tunned, et vorm on hea ja mäng on läinud paremaks endal, isiklikult? Ma tunnen ennast väga hästi praegu väljakul, et on väravaid ja väravasööti on tulnud viimasel ajal aga no ma ütleks, et meil on väga hea tiim ka praegu, ja meil on väga suur potentsiaal, et väga hea tiim ja et siit saame proovime minna positiivse emotsiooniga edasi. No tahtsin küsida, et kui keeruline on minna tänase emotsiooni pealt mängima? No on raske, aga eks me üritame. Kui 2-0 olite esimese poole ajal maha mänginud, mida Sander Post vaheajal rääkis? No mis ta ikka ütles, mängime oma mängu edasi ja alustame nullist. Ja mingit riidlemist midagi pole olnud? No eks ta natuke tõstis sealt. Nii, aga pea püsti ja hooaeg läheb edasi, aitäh!
aitäh! Nii ja kui Tammeka mängib Kuressaares, siis ei ole teist varianti, kui siia tuleb intervjueeritavas kutsuda Mairo Miil. Nägu on kuidagi rõõmus, kui FC Kuressaare on võidetud? Jah, selles suhtes Kuressaares kahju muidugi, et 2-0 lähevad juhtima. Kõik on nagu nende jaoks suht kindel, me ikka täielikult magame ja ütleme, suht trammi all olime ka, et ei tulnud midagi välja meil. Ja siis nagu kuidagi ärkame, saame ühe kätte ja et väga magus võit selles suhtes, jah. Et esimene värav sinu hinnangul tõi mängu pöörde? Iga värav. Teie esimene värav? Jah, meie värav, kui mõtled, siis kindlasti jah, et see andis meie poisti lindu, et oli näha, et ikka väga raskelt saadi käima täna, et see andis ikka kõva tõuke, jah. Kui keerulised olid viimased minutid, kui te olite juba vähemusse jäänud, Kuressaare sai mänguhead enda kätte ja pani neid pikki palli, et senderdusid värava alla, neid olukordi, mida te hästi kontrollisite? Tempo mõistes ma ei ütleks, et nagu nii raske oli. Eks muidugi kaitsmisega ilmselgelt üks vähemus, kui sa oled, sa pead sellega nii tegelema. Aga nagu näha, siis ma ütleks, et meil oli, ma ei tea, 3 päris head varianti, 2 korda äkki toodi veel joonelt, et selles suhtes nagu saime ikkagi mingid võimalused sealt. No üle minutitele see penalti ja realiseerimine, see oli nagu superemotsioon. Kindlasti jaa, et mis ta oli, 90+6 äkki, et see on ikka jah, jalkas üks magusamaid asju, et kui sealt võiduvärav tuleb. Kui hea nüüd või kui hea emotsiooniga nüüd siit edasi minna? Ei, väga hea, selles suhtes, et eelmises mängus saime ka vaikselt käima ennast ja nüüd siit veel siuke võit saada kätte, et algus oli väga raske meil, aga nüüd tundub, et hakkab vaikselt paremuse poole minema, et ei taha midagi ära sõnada, aga loodetavasti lähme sama rada pidi edasi. No teil täna ka sünnipäevalaps Tanimovo, see andis ka mingid tiivad, et mehele sünnipäev kingitus teha. Ise ta endal tegi lõi värava, aga meeskond ka soovis panustada. Kindlasti jah, eks ta soovis ka edasi panna, aga ütlesin ka talle poole ajal, et pole hullu, et paneme sinu eest edasi, et pole hullu ja lähme samamoodi. Kui hästi sa oled ise Tammeka meeskonnas kohanenud? Kohanenud olen väga hästi, et sellest mingeid raskusi ei ole olnud. Kõik on hästi olnud praegu. Okei.